tere hommikust, ma pole ammu nii vara ärganud. Ma käisin metsus, mul läks uni ära, ma arvan, mul on mingi vlogmas ärevus, sest ma tean, et ma üritan nüüd iga päev vlogida kuni jõulupäevani ja ma ei ole kunagi niimoodi teinud. Nii et vaatab, mis saama hakkab, aga mul ongi täna vaja kella 9-ks jõuda Kulmudesse. Nii et nüüd mul on tund aega unetundide arvelt rohkem ja ma saangi trenni minna. Loodetavasti ilma kiirustamata trenni ära teha. Ma teen praegu ikka raseda kava, mul on 6. nädal esimest kava ja meil kohe tuleb äppi siis teine kava ka, nii et siis kui siia tuleb, siis ma alustan seda, aga ma praegu teen veel esimest. Nii et esimese asjana täna panen ennast valmis ja liigun jõusaali. Märkasin nii varas, siis mul on ikka kiire. Ma pean minema Küntesse täna kella 9-ks ja ma kardan, et ummik on täiega. Kell saab kohe 8:30 ja ma tegelikult peaks juba minema, aga ma teen endale 2 kiiret veikut ja vajadusel võtan need autosse kaasa, et mul oleks mingigi hommikusöök ja mingi kohupiimakreemi võtan ka kaasa. Meil hakkas täna äppis uus treeningkava. See on niisugune teistmoodi treeningkava. 24 päeva kestab see, lihtsalt et nagu veits jõuludega siduda, aga iga päev muidugi ei ole mingit trenne, lihtsalt 3 korda nädalas on trennid. Viimasel nädalal on 2 korda nädalas, et siis ongi nagu nii see jõulunädal ja need trennid on lühemad siis viimasel nädalal ka. Saab paremini nagu oma graafikuga sobitada. Seal on jõusaal valikus, kodune jõutreening ja jooga, siis mida saab ka kodus teha. Ja miks see on põnev või nagu ka vlogmas stiil natuke, sest tavaliselt kui sa treeningkava alustad või tellid ise personaaltreenerilt või mis iganes, siis ikkagi see treeningkava kestabki mingi 6-8 nädalat, võib-olla natuke see nagu muutub seal. Ala 4. nädalal lisandub mingi lisatreeningpäev või ma ei tea, kardio äkki tõuseb natuke trennide lõpus, aga üldjuhul sa teed neid samu harjutusi sellel perioodil. Lihtsalt, et sa ise näeks enda arengut, et sa teadki, et okei, esimesel nädalal ma tegin ala kükki nii raske raskusega, aga nüüd juba 6. nädalal ma näen, et ma olen arenenud, ma saan raskust tõsta. Et see on niisugune klassikaline treeningkava lähenemine minu arust. Aga see 24 päeva challenge on selles mõttes põnevam, et need harjutused või treeningpäevad ei kordu või siis korduvad hästi minimaalselt, et esimene nädal on siis kõik uued trennid, teine nädal on jälle täiesti teistsugused trennid. 3. nädalal midagi natuke kordub, aga juba sa oled ainult 1 korra teinud neid varasemalt neid trenne, mis sa 3. nädalal teed. 4. nädalal on siis need 2 lühemat trenni, mis on ka täiesti uued. Ehk siis sul on kogu aeg nagu värske, uus, põnev. Ei ammenda ennast ära, eriti kui sul on raskusi minu arust järjepidevusega, siis äkki on hea, kui on rohkem selliseid nagu põnevaid uusi trenne. Nii et kui te vajate ka mingit lisamotti, lihtsalt nagu oma ellu energia toomiseks, sest et trenn lihtsalt annab nagu hea boosti minu arust, siis sinutrenn.ee leiate meie 24 päeva challenge'i. Ma ise muidugi teen raseda kava, sest et ma olen rase. Praegu on mul siis 6. kuu esimene nädal, nii et 4 kuud on veel minna. Seega ma justkui nagu ei osale selles võib-olla 24 päeva challenge'i trennides, aga ma teen nendel samadel päevadel trenni ja ma võtan seda endale kui motivatsiooniks, et okei. Ma ka üritan nende 24 päeva jooksul siis niimoodi, et ma ei skipi ühtegi trenni, ma olen tubli, proovin mitte mingit megarämpsu süüa. Rasedana see on veits keerulisem vahepeal, aga ma proovin ja jah, siukene põnev challenge ja see jääb igaveseks meie äppi, et isegi kui sa tahad alustada 1. jaanuar, 1. veebruar, see on ikka see sama nagu ülesehitus, et ta on põnev, uus ja ta kestab lühemat aega kui tavaline treeningkava.
sõiduautoga Küntest ära, ma pärast näitan teile, aga mul on jälle graafik. See on viimane koht nüüd, kuhu ma pean kiirustama täna. Siis me saame minna koju tööd tegema ja siis ei ole enam kellavärk, aga praegu ma lähengi saan oma ratsatreeneriga just kokku, sest eile meil oli nii pikk päev. Kasiino kolis talli eile. Meie siis senine tall sulgeb oma uksed aasta lõpus üürnikele. Ehk siis kõik hobused peavad ära kolima ja alguses ma olin mingi mega šokis, mitte isegi šokis, aga lihtsalt nagu muretsesin natuke, sest et esiteks ma olen ise nagu rase, ma ei saa nagu nii aktiivselt tegeleda hobusega. Mul oli hästi hea kommuun seal vanas tallis, kes mind kõik siis aitasid kasiinoga ja üldse, kus nagu mingi südatalvel leida uus tall on päris keeruline, et ratsutajad kindlasti teavad, et tallid on suht täis, eriti talvel. Aga õnneks kasiino on õues elab vabapidamisel, et see on natuke lihtsam ja muidugi seda ka ei tahtnud, et see tall oleks hästi kaugel, sest et niigi hobuse juures käimine on väga ajakulukas asi ja kui sa veel sõidad ka sinna mingi, ma ei tea, 40 minutit üks ots, siis see lihtsalt muudab asja veel keerulisemaks ja stressirohkemaks ja oletame, kui mul on siis väike laps järgmine aasta ja ma tahan mingi suvel hakata uuesti ratsutama, aeg on täpselt see, mida ma ei saa nagu väga palju panustada, ehk siis mida lähemal mu hobune on, seda kergem mul on tema juures käia. Õnneks mulle meenus, et sellel hetkel ka, kui ma kasiinot otsisin ja vaatasin, otsisin endale lihtsalt hobust, siis ma käisin ühte hobust proovimas selles uues talus ja see ongi täitsa siuke nagu talu, et ta ei olegi tall, seal ei olegi tallihoonet, aga seal on suured koprid, kus hobused elavad õues ja ma käisin vaatamas seda kohta ja mulle meeldis, et kasiino saab ikkagi elada õues karjas, on terve elu olnud karjaloom, ma ei taha teda panna kuhugi boksi, on ju. Ehk siis leidsime tal uue koha ja siis eile me kolisime. Terve mu auto oli mingeid hobusasju täis, Sass käis mul abis tassimas asju, siis meie endisest tallist ka inimesed aitasid, üldse treiler ju mul endal ei ole hetkel hobutreileritega midagi, siis see vana kogukond kõik aitas õnneks ja saime kolitud ja tundub, et kasiinol see juba esimene läks väga hästi, nii et ma saangi täna siis oma treeneriga seal kokku. Treener oli eile, tuli alles reisilt, nii et ta ei ole seal uues kohas käinud ja treener siis praegu ratsutab kasiinoga. Kuna selle asukohaga vedas nii väga, et on täpselt sama lähedal mulle, kui mu eelmine tall oli, lihtsalt teises suunas. Mu treener saab ikkagi ka edasi käia ja kasiinoga ratsutada ja kõik lahenes hästi. Ma lähen näitan treenerile ka kasiinood kodu ja aga ilm on nii jõude. Tähesti mingi porimülkad on praegu kõik need koplid ja jällegi hobuinimesed teavad. Aga siis peale seda kasiinol külaskäiku lähme juba koju sooja. No, kasiino. Sa oled nii must. Lõpuks ma olen kodus, kell on kohe 1. Kell ongi 1:01. Ma tahtsin teile oma küüsi näidata. Need on nagu French tipsid, aga sees tühjad ja tegelikult on siuke hõbedane. Ja kuna ma olin selle ühe küüne ära löönud päris kaua, siis mul mingi 5 kuud ei olnud üldse küüsi ja nüüd viimased mingi 2 kuud on olnud ainult üks värv, sest et ta kasvas siit välja. Aga nüüd see on mu esimene French, mis ma sain teha, nii et ma olen väga õnnelik. Ma sain selle kohupiima alles peale küüsi ära, sest et mul võikude söömine läks juba hommikul nii kiireks ja ma pidin kimama. Ehk siis ma sõin mingi 11 aeg selle väikse kohupiimaga, mul on kõht nii tühi ja õnneks mul on mingid erinevad prepid siin külmkapis. Me eile tellisime armuudut, et siin on armuudu kana ja Sassi ema tehtud kartulipüre, sest varem tuli armuudul 4 suurt lihatükki ja ahjukartulit 3 tükki. Ehk siis me tavaliselt panimegi pool liha ja mingi 1 ahjukartul järgmiseks päevaks nagu lõunaks kõrvale. Aga eile tuli ainult 2 kartulit, ehk siis nad on vist portsu vähendanud või ma ei saa aru, mis toimub. See on üks variant, aga võib-olla ma söön selle õhtuks ja praegu mul on siin enda tehtud paar päeva tagasi kotletid ja praekartulid ja veel mingid Sassi ema tehtud kotletid, et võib-olla õhtuks söökski selle armuudu ära ja siis teeks nende kotletide kõrvale mingit süsivesikut, et siis järgnevad päevad saame süüa siin erinevaid lõunaid nendega. Ehk siis võtame praegu selle praekartuli toidu endale. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform in all the Christmas songs. Hobusega on kõik korras, Küntes sain käidud, trenni sain tehtud. Sellest ajast, kui märkasin, ma olin kogu aeg go, et ma jõuaks siia punktini ja nüüd siis 1:30
mul on aeg teha oma arvuti taga tööd, et nüüd ongi 1. detsember. Tavaliselt 1. kuupäeval vaatan üle eelmise kuu kõiksugu äpi, raamatupidamisdokumendid ja asjad ja teen mingid aruanded ja laen raamatupidajal üles ja nii edasi. Ja siis teine asi, mis ma tahan täna teha, on jõuda potentsiaalselt ära editida selle teise trimestri rasedakavade kodutrennid, sest et neid on üsna kerge editida. Jõutreeningutel on siis need intervallringid ehk siis sinna kuidagi, ma ei tea, on rohkem nagu kattimist ja need taimerid kuidagi on keerulisem lisada ja taimerite helid ja mis järgmine harjutus on ja nii edasi, aga rasedate kavas Kadri ise räägib, et nii järgmiseks me teeme seda, ehk siis see on nagu hääljuhendamisel on alati kergem editida, nii et loodetavasti ma jõuan need ka täna tehtud. Ja mu üks päevakohvi on see, mis annab mulle energiat keset päeva siis jälle mitte nagu väga uniseks muutuda. Üks asi, mis on mega positiivne olnud raseduse juures minu arust on see, et ma olen oma sellest mingist kofeiinisõltuvusest saanud lahti, sest et enne ma ikka jõin iga päev kindlasti kohvi, aga mõni päev ma jõin 2 või 3 kohvi pluss Nocco näiteks, et see nagu enam ei ole fine, et on mingi teatud kofeiinikogus vist, mis on tervislik päeva jooksul või mis arstid soovitavad. Ja ma olen üsna kindel, et see, mis ma enne jõin, ei olnud see soovituslik kogus. Ja üldse mulle täiega meeldisid igasugused energiajoogid ja Nocco, et ma ei joonud neid küll iga päev, aga piisavalt tihti, et tahta neist võib-olla nagu natukene võõrutust. Ja nüüd rasedana ma ei tohi neid juua, sest et Red Bull ja mingi Monster ja siuksed asjad ma jätsin kohe ära, aga ma kuidagi lootsin, et äkki Nocos on ju BCA-d ja aminohapped ja et äkki see on nagu veits normim, aga seal oligi ka kirjas, et rasedana ikkagi soovitaks konsulteerida arstiga. Ma arvan lihtsalt, sest et see kofeiini kogus ühes purgis on päris suur, seega, et sa nagu kuidagi ei paneks üle. Ehk siis ma olen need kõik asjad ära kattinud ja ma joon ainult 1 kohvi päevas. Mõni päev, kui mul on mingi mega vaja teha palju asju ja mega uni, siis võib-olla 2 lahjat kohvi päevas, aga isegi see 1 lahja kohvi tegelikult hitib päris hästi praegu. See kofeiini kogus on lihtsalt nii palju langenud, nii et see on ülihea olnud. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby. Kell on kohe samas 5, ma tegin oma dokumendid ära ja ühe video jõudsin ära teha, aga see praegu ekspordib nagu nii, et ma ei saa uut alustada, nii et ma mõtlesin, et ma siis tegelen söögiga ja mul on kõht suht tühi ka. Nii et ma soojendan endale enda eilset seda Armudu leftoversit. Ja siis ma vaatan neid kotleti kogusid, mis Sassi ema meile pani nädalavahetusel kaasa, et siin on umbes 3 portsu, ehk siis meile mõlemale homseks lõuna ja Sassile täna õhtusööka. Ja ma vaatan, mida ma sinna kõrvale keedan. Ma arvan, mingi tatartekke lihtsalt, mingi tipikastmega. Ja et sellel ajal, kui see tatar keeb, siis sööme ühe mõnus õhtusöögi ja siis töötame natuke aega edasi, sest me alustasime täna alles peale lõunat tööd, nii et ma tahaks saada ikkagi need asjad valmis, mis ma plaanisin täna teha. Kõik videod nüüd edititud, kell on 8, nii et tänaseks aitab, ma mõtlen, ma homme tegelen nendega äkki edasi, et siis need oma äppi sisestada ka veel ja nii edasi, aga need nagu videod said valmis, mis on väga hea saavutus tänaseks päevaks. Kuna mul on lugemisisu natukene, ma ei taha ära sõnuda, aga natukene tagasi tulnud, siis ma üritan praegu lugeda ka, ma olen iga päev lugenud 45 minutit, viimased mingi 8 päeva, nii et ma loen praegu oma pooleli olevat raamatut natukene, Frederick Backmani My Friends ja see on Hormaad ja lihtsalt puhkan. Mul on mingi kõige randomim hommikusöök täna. Ma lihtsalt kiiruga tegin ciabatta peal 2 peanut butteri saia banaaniga. Siis ühe valgupudingu võtan siia juurde. Mul täna ei ole trennipäev, aga täna mul on siukene asi, et mulle tulevad koristaja või koristajad
ma ei tea, mu sõbranna kinkis mulle oktoobris juba sünnipäevaks kodukoristuse, mis ilmselgelt ei ole odav kingitus, aga on ülihea kingitus, nii et kui te mõtlete, mida oma sõbrannadele kinkida, siis kas või kamba peale minu arust see on nagu nii hea mõte. Praegu näiteks rasedana ja enne jõule ma saan maja mingi kristall puhtaks. Mul veel ülehomme on sõbrannadega õhtusöök siin, et ma ei pea ise nagu mõtlema selle peale. Eriti kuna detsembris on palju käimisi ja kiire ja meil samas on ka palju istumisi, ehk siis sa tahad, et su kodu oleks puhas. Nii et ülihea kingitus või näiteks kui keegi on äkki äsja sünnitanud, siis võib-olla ka oleks abiks. Mul vennanaine on praegu väikse beebiga kodus, ma tean, neil käib koristaja. Mul kunagi ka nagu ma paar korda aastas ikka võtsin. Kui ma veel täiskohaga tööl käisin, siis mul oli nagu justkui 2 sissetulekut, et siis ma tundsin, et okei, vahepeal see on nagu nii hea. Aga praegu ma ilmselgelt ise ei raatsiks, nii et see tuli nagu nii õigel ajal. Aga nad tulevadki poole tunni pärast juba 8:30. Ma tahaks kuhugi ära minna, ma arvan, neil oleks ka mugavam, aga mul pole kuhugi minna, ma muidu läheks kontorisse või kuhugi. Nii et ma söön kiirelt, teen kiire pesu ja siis ilmselt läheb koristamiseks siin. Tulin oma läpakaga nüüd hoopis sõbranna juurde, kes elab must mingi 5 minuti kaugusel, et ma ei segaks koristajaid. 2 koristajat oli. See on mu sõbranna koristusfirma, ma olen teda soovitanud ka storydes, sest et nagu juba see, mis ma nägin. Nad tõmbasid mu esikukapi sees tolmu ja siis nad tõmbasid lae alt tolmu. Minu arust nagu, ma ei tea, kuidas on, aga ma tean, et paljudes koristusfirmades on see, et kõik, mis on mingi üle 180 centimeetri, seda nad ei vaata üldse ja praegu ka nad ütlesid, et neil läheb ilmselt mingi 4 või 5 tundi. Varem, kui meil on käinud koristajas, on mingi maksimaalselt 2 või 3 tundi. Ehk siis ma ei tea, ma juba tunnen, et sealt tuleb mingi väga-väga põhjalik koristus. Aga ma ei tahtnud neil jalus olla ja ma tulin sõbranna juurde ja best asi sõbranna juures, no offense mu sõbrannale muidugi, on see, et siin elab suhkur. Suhkur elab siin. Suhkur on täpselt sama tõug, mis Naala oli ja suhkur on täpselt sama vana, kui Naala oli. Me tõimegi sõbrannaga siis varsti 11 aastat tagasi koerad koos Poolast. Nad ei ole küll ühe pesakonna koerad, seal oligi mingi tegelikult tagasi vaadates räige papimill, et seal oli mingi 10 pesakonda sellel hetkel, kui meie oma koerad saime. Aga vähemalt nad sündisid samas kohas ja nad olid alati sõbrad. Naalale teadagi meeldis võib-olla mingi 3 koera maailmas, kui sedagi. Ja üks neist oli muidugi suhkur, sest nad sünnist saadik üksteist teadsid. Ja suhkur on selles mõttes nagu hea näide, et ta ei ole kunagi olnud eriti agressiivne. Ta ei ole kunagi olnud mingi meeletult energiline. Ta ei ole kunagi olnud allergiline või haige. Praegu ma katsun teda, tal on nii pehme karv. Üle kogu keha minust Naalal juba mingi 3-aastaselt hakkas karv ära kukkuma, et tal oli hästi patchy see karvkate ja noh, see oli ka allergiatest. Siis suhkur on siuke nagu ideaalvariant, mida sa võiks saada koera poolest ja Naala oli siis ma arvan kõige vähem ideaalsem variant, aga muidugi ma armastasin teda nii või naa. Aga täpselt see, et sul võib olla üks tõug ja sa ei tea never, mis sa saad. Neil võivad olla nii erinevad iseloomud, täiesti erinevad mingid, ma ei tea, haigused ja asjad, et jah. Aga mis neil ühist on see, et nad täiega armastavad inimesi ja kui ma tulin siia tuppa sisse ja siis kuigi ta on kohe 11, siis ta jooksis suumiseid ja ta kiunus mul külje all ja tornis mulle sülle ja tal oli nii hea meel, et ma tulin talle külla. Mingi järgnevad 4 või 5 tundi siin kaisutan teda ja teen oma läpakast tööd. Ta on nii armas ja rahulik ja tore ja ta on lastega nii hea. Mu sõbrannal on 2 last. Sünnist saadik ta juba lasi neil endaga mingi ratsutada ja mis iganes, et ta on nii nagu leplik ja tubli. Ja nüüd eriti ta on oma pensionipõlves ka kõige nunnum üldse. Oled suhkur, on ju? Mul on nüüd lõunasöögi aeg, me oleme siin suhkruga hänginud, suhkur on rohkem maganud. Joo, kas nüüd ärkasid? Nüüd kui minul on kotletid, siis sina ärkasid, jah. Aga meil on siin väga hästi läinud, on ju suhkur. Ja need sossi ja ema kotletid on lihtsalt nii head ja ma pole nii ammu teinud neid tatra helbeid. Need näevad välja veits nagu mingisugune
kruubipuder või mingisugune kaerahelbepuder või siukene nagu plöga. Võib-olla ei tundu nagu visuaalselt kõige ahvatlevam, aga mulle on alati tatra maitse täiega meeldinud. Ma tean, et osad inimesed juba lapsepõlvest neile ei meeldi tatar. Võib-olla lasteaias sunniti sööma või mis iganes trauma, aga mul on alati olnud vastupidi, et mul on just tatar megalt maitsenud ja nüüd need tatrahelbed täna üle pika aja on lihtsalt chef's kiss. Mul on veel üks mandariin. Jõulude ümber on alati mandariinid kõige siuksed paremad, mahlasemad, koor tuleb ilusti maha. Ja praegu Rimis on need, mis on nagu siukse musta karbi sees, pisikese sees ja need on lihtsalt nii head, et ma pean neid veel ostma täna. Ja üks kokasiiraga mul lasin veel enda tööpäeva turgutamiseks. Ma arvan, et see on ülihea, et ma tulin tegelikult kodust ära, sest tõesti, kuigi ma alguses siin veetsin mingi tund aega suhkrut kaisutades, siis tegelikult ma olen päris palju asju saanud nüüd tehtud ikkagi arvutis, et siin on kuidagi nii vaikne ja koristajatega kindlasti ei saaks nii palju keskenduda. Suhkur jäi nüüd maha, ma sõidan Slim salongi, sest et Slimil on käimas mingisugune advendiloos juba praegu, et iga nädal nad teevad mingi suure loosimismängu ja järgmine nädal, esmaspäeval 7. detsembril tuleb siis siuke kollab loos Sinu trenniga, mis on nii tore, sest Slim on meil olnud ka tihtipeale auhinnafondis, challenge ites ja uuel aastal tuleb ka uus challenge meil äppi auhindadega. Kogu aeg me üritame äpis hoida nagu asju värskena ja et midagi toimuks ja advendi ajal ma arvan, inimestele meeldivad ka loosimismängud, et see tundub nagu eriti mõnus. Osaletakse ilmselt ka rohkem. Ma korra käisin kodust läbi ka, viisin oma läpaka ära ja täpselt siis koristajad lõpetasid ja vau, nagu see lõhn juba, kui ma astusin sisse, ma ei tea, kõik oli nii puhas ja ma tõsiselt kaalun, et eriti siis, kui beebi ära sünnib, et siis ikkagi korra kuus sass võiks maksta selle eest, kui sa vaatad seda sassi, siis ma arvan, see oleks nii suureks abiks. See on see vanus juba. Jah. Me tahtsime sellest nägemise. Millal kuresid sa nüüd teist ära? Ma ei tea, ma Ma jõudsin nüüd esimest korda teisele korrusele ka ja see on lihtsalt ebareaalne nagu. Ma ei tea, kuidas nad nii ilusti meie voodi ära tegid. See pole kunagi nii ilus välja näinud. Meil on mingi 1000 miljon tekki siin all, mis alati jäävad krobeliselt ja ma ei tea, kus iganes. Täiega ilus ja võib-olla hakkan ka nii tegema, et ikkagi magamispadjad lähevad katta alla. Ma tavaliselt olen need ka välja jätnud. Kuidagi nii lihtne pisike muutus, aga nii maitsekas. Ja literali nagu, vaadake seda. Mul olid siin kõik asjad mingi hunnikus. Mingid jalutamisriided on kokku pandud. Nagu what? Siis järgmine sassikapp. See oli ka nagu mingi pomm oleksin plahvatanud. Kui ilusti pandud ära. Selge. Järgmine kapp. Lihtsalt need kampsunid olid kuhugi taha sinna lükatud mul. Ma ei tea, detailid noh. Isegi meie kolituba on ära organiseeritud, nagu see riiul on korda tehtud. Vannituba pole muidugi kunagi niimoodi läikinud. WC mega puhas, ma isegi ei taha nagu kasutada neid ruume enam. Nii kahju on neid uuesti sassi ajada, aga nii hea töö. Igal juhul ma täna ei jõudnudki kasiino juurde. Ma homme kindlasti lähen siis, kuigi homme mul on ka mingi mega tegus päev, aga proovin selle mahutada sinna sisse, sest see nädal temaga ei ratsutata nagunii, et tal on see sisseelamisperiood uues Koplis. Siis tavaliselt antakse hobustele mingi periood, kus ei ratsutata, aga tal oli eelmine nädal ka ratsutamispaus, sest mu treener oli välismaal. Ehk siis me ikkagi tahaks seda vaatamas käia, vähemalt süüa talle anda ja nii, et ma siis homme jälle lähen. Slimi giveaway pildid saime tehtud, tundusid nunnud, nii et 7. detsembril näete neid. Ja nüüd kell on kohe varsti 4 saamas, et ma mõtlengi, et kas ma teen kohe arvutistööd või teen pigem õhtusöögi valmis. Igal juhul, jah, tahaks mingi tund-kaks veel teha arvutis mingeid asju ja siis õhtusöögi kallale asuda, et see liiga hilja peale ei veniks. See toidu tegemine on ka alati nii tüütu minu arust. Seda peab nii tihti tegema. Iga päev basically. Lihtsalt, et kiiresti saada täna õhtusöök. Mul on siukene Rimist mingisugune Mehhiko riisi valmis segu. Kõigepealt suures potis kõik asjad ühes potis. Pruunistan 2 pakki delikatest hakkliha. Lisan sinna peale mingi 8 detsiliitrit vett, siis natukene kuumutan. Ja siis aeglaselt lisan selle paki sisu ja keedan teda kuskil 10 minutit. Ehk siis ma arvan siuke 20 minutit ja meie pada on valmis. Sellest tulebki teate küll siukene ülimõnus riisipada veise hakklihaga ja porgandi ananassi mingi valmis salat. Me vahepeal ostame sassiga neid valmis salateid, kui meil on isu millegi värske järgi ja ise ei viitsi hakkida, et siis ma teen sellega meile pooleks. Nii et jah, 1 poti roog täna õhtusöögiks. It's something you won't be soon forgetting. It's something we can share and take with us anywhere.
tulla nüüd voodisse lugema, aga ma tahan enne näha, kuidas see on tehtud ja ma mõtlesin, et vaatame koos. See on minu advendikalender, pakime selle voodi koos lahti. Üks asi kindlasti, mis ma märkasin, et tekid on lihtsalt nagu hoolsamini pandud. Võtame need ära. Tavaliselt ma lihtsalt viskan need ööseks siia pingi peale. Siis muidugi on volditud mõlemad poolt selle voodi katte ääred. Tavaliselt ma jätan need kuidagi niimoodi lihtsalt. Ilmselgelt see on kuidagi korrektsem. Ma ei tea, kas ma oskaks või viitsiks seda iga päev teha, aga see on üks asi, mis on teisiti tehtud, kui meil muidu need dekoratsioonipadjad võtan ära, tavaliselt panen siia. Ja jah, need magamispadjad tavaliselt mul on ka katte alt väljas, aga tegelikult mind on häirinud ka mitu korda, sest vahepeal need voodilinad nagu ei matchi selle kattega võib-olla või ongi mingid värvilised. Praegu meil on südametega, et okei, südamed praegu lähevad jõuluteemaga, aga vahepeal nagu ei matchi. Et siis tegelikult ongi hea, kui ongi see üks neutraalne katte, need neutraalsed padjad, aga jah, siit poolt oli ka volditud, vaadake. Nii nagu hoolsad ja korrektsed. Aga meil on siin all 3 paksu tekki, mida me Sassiga jagame, sest me praegu oleme nii külmavarased siin. Ehk siis ma tahaks teada, kuidas nad need tekid panid siin all. Need on üksteise peal, okei. Need on lihtsalt 1, 2, 3 üksteise peal. Mingi aeg tellisin Soodukaga eelmises kodus juba mingid suured kummiga voodilinad, siuksed. Ma tellisin siukse kreemika, hallika ja siis ma tellisin mingi beebikollase. Oligi, ma ei mäleta, kas see oli mingisugune ka jälle mingi väga suur allahindlus igal juhul. Ja nad on täis puuvillased, et tundusid nagu head kummiga voodilinad. Aga siis, kui me siia kolisime, me üldse ei mõeld selle peale, aga meil on siin väiksem voodi kui korteris oli. Korteris meil oli 180 cm lai ja siin on 160 cm. Sest siia ei mahtunud lihtsalt. Ja siis need jumala head linad lihtsalt istusid mul siin voodi hoiukastis, sest iga kord, kui ma proovisin neid peale panna, nad jäid, nad olid liiga suured, nad jäid nagu kortsu, ebamugav oli, magades läks mingi õhk sinna alla ja lihtsalt kuigi nad on meie kõige ilusamad linad, siuksed ilusad, neutraalsed, siis ma pidin ikka mingeid vanu, mingeid mustriga, mingeid koledaid, ma ei tea, mis linu kasutama. Ja nüüd mingi paar nädalat tagasi ma viisin Paidesse õmbleja juurde päris palju mingeid Sassi pusasid ja asju ja siis ma mõtlesingi, et oh my god, peaks need linad ka viima. Kuidagi tundus nagu äkki see on liiga keeruline tal väiksemaks teha. Jumala chill ja ülisoodsalt saime ka, ma ei mäleta, mis see täpselt maksis, aga sellepärast mulle meeldib Paides ka õmbleja juurde viia asju, et seal on nagu palju soodsam. Ja nüüd meil on nagu suurte inimeste voodilina. Ehk siis täna meil on uued linad. Siuke krõbe, mõnus nagu lapsepõlves alati, kui ema vahetas voodilinu, siis läksid õhtul voodisse ja need olid siuksed krõbedad ja mõnusad. Ja meil on see aluslina uus ja ilus ja täpselt nüüd mahub siia meie voodile. Kodu on puhas, nii et ülimõnus siin õhtul veel relaxida. Suht nuudikas, võib-olla veits lillakas või midagi. Ma olen jõudnud Aleksandra tooli, kes peidab ennast, sest hommik on vara. Aga ma pidin tegelikult täna trenni minema. Ma pidin juukseid pesama vaata. Siis ma pidin peale trenni, mulle meeldib kardiot teha, võtab aega juukseid pesta. Siis ma pidin siia jõudma kindlaks kellaajaks. Ehk siis mul oli tegelikult suht nagu go. Siis ma mõtlesin, ma panin 5:30 äratuse, et siis mul on aega rahulikult. Pesen juukseid, jõuan siia liiklushommikus. Ja siis mingi ärkan üles, vaatan. Äratus on 6:30. Ma panin endale lambist tund aega hiljem äratuse. Ma hakkasin arvutama kõiki neid asju, mis ma pean tegema ja ma ei oleks Everi jõudnud mugavalt. Ehk siis ma otsustasin, tegin väga raske otsuse tagasi voodisse minna ja magasin edasi. Aga vahepeal ma vahetan trennipäevi, kui sest Sass käib ka neljapäev ja reede, siis me saame äkki koos minna homme ja ülehomme. Anyway, mul on täna Euronixi üritus ja siis mul on 2 koostööd vaja ka filmida. Nii et nüüd siin ma olen, rohkem ma ei räägi, sest et Aleksandra nägu ei tohi näidata. Ta on top secret. Kui te tahate teda näha, siis te peate tulema meikide juurde. Meik on tehtud, ma nüüd siin manööverdan välja ja lähen sinna, kuhu iga inimene läheks oma värske ja ilusa jumestuse ja pestud peaga
metallisõnnika sisse. Ma tahaks kiiresti läbi käia, lihtsalt korra tšekata kasiinot, enne kui ma juba koju lähen ja siis läheb päev väga kiireks. Ilmselt olete märganud ka oma sotsiaalmeedia feedides, et tavaliselt detsembris niigi mina nagu influkana üritan hoida niimoodi, et ma tavaliselt teen maksimaalselt 1 koostöö nädalas maksimaalselt, et mul ei ole isegi alati nii palju huvilisi koostöödeks, et on mingid siuksed nagu tihedamad perioodid ja vaiksemad perioodid sotsis ka. Kui on, oletame, palju huvilisi mingil perioodil, siis ma teen ikkagi 1 koostöö nädalas, aga nüüd talveperioodil eriti, kuna nii paljud brändid tahavad ja see on samamoodi nagu mingi meikaritel on palju tööd, mis iganes. Ilmselt olete märganud, et influkad teevad ka, minust osad influkad teevad mingi üle päeva mingeid koostööd ja asju. Ma nüüd detsembri esimesel 3 nädalal teen 2 koostööd nädalas. Kui te näete, et mul on palju koostööd järsku feedis, siis please forgive me. Aga mulle tundub endale, et need on vähemalt minulikud, orgaanilised, mu vanad koostööpartnerid. Mingeid veidraid asju ma teile ei promoks nagunii. Siis kuna ma teen neid rohkem, meik tuleb täna ilmselt kasuks ja õhtul on influkata mingi üritus. Karmel, mu sõbranna, kes on siis biohaldjas ja ta teeb erinevaid dekoratsioone ja ka firma üritustele ja tänane Euronixi üritus on siis tema dekoreeritud ja ta on ise seal ja siis sellepärast ma otsustasin nagu, et jaa, ma tahaks minna, mul praegu ei ole õhtuti ratsutamisi ka enam. See hakkab kell 6 ja mul on praegu hästi siuke, et kohe kui nagu hämaraks kisub kell 3 või mis iganes, siis ma tunnen, et nagu päev on suht läbi või nagu hull väsimus tuleb peale. Ma isegi ei arva, et see on rasedusest, ma arvan, meil kõigil on see pimeda ajaga nagu keeruline leida mingit energiat ja motivatsiooni õhtuti midagi teha. Ja see üritus lõpeb kell 9, kus ma tavaliselt juba vaikselt sätiks voodisse. Et natuke on siuke väsitav päev ilmselt, rohkem kui tavaliselt, aga teises küljest vähemalt ma saan ühe jõululiku asja siin videos ka teha, sest ma hakkasin mõtlema, et see on vlogmas, aga ma ei ole midagi jõululikku teinudki. Aga ma arvasin kohe, et ma lihtsalt näitan teile oma tavaelu, et ma ei hakka ekstra pressima, et ma nüüd ekstra täna lähen jõuluturule, kui ma muidu ei läheks näiteks, on ju. Et kui ma tahan jõuluturule minna, siis ma lähen, aga kui ma ei jõua, siis nagu ongi igapäevavlogid lihtsalt teile. No vaatame su katsi üle. Kas sa homme ratsutama tuled? Siis sa ei karda midagi. Ma pole küll siin katsil käinud kasiinoga. Talvetekil on siuksed mingid aasad ja siin on siukene kummike siin all, et ta ei tuleks kergesti ära, aga sellel tagumisel rihmal oli ära tulnud, nii et ma panin mingeid väikseid patsikumme siia praegu. Loodetavasti hoiab paremini, muidu alati see kuidagi tuleb ära ja siis ripub tal kõhu all päris must on ta. Aga ma panin lihtsalt neid mingeid väikseid, ma ei tea, mingi 10 tükki sinna üksteise otsa. Ja nüüd kasiino veel sööb. Praegu tal on puhkus, et trennist on ju. Siis ma kontrollin alati, kas tal on tekk ikkagi kuivalt. Et ega niiskus ei ole saanud sisse, muidu neil hakkab külm. Ja toit, et tal oleks soe ja lisaenergiat, eriti kui ta nüüd uuesti treenima hakkab. Ja siis viin ta tagasi koprisse. Santa's coming home to me. Mu esimene Black Friday 2 saabus. Tellisin päris palju asju just nagu sellest beebi mingi vajaminevatest asjadest. Sest tellis mingeid beebi asju apteegist näiteks. Aga ma ei mäleta, kas ma isegi for fun midagi tellisin. Aga esimene pakk nüüd jõudis, siis on siukene asi. Not sponsored absoluutselt, ise tellisin selle Amazonist. Medically Certified Smart Baby Monitor. Ja ma olen igasuguseid neid nagu nutividinaid ja asju uurinud netist ja muidugi mul kogu TikTok jookseb neid täis, et ma vahepeal vaatasin mingit siukest hälli ka, mida ma ilmselgelt ei osta, sest see oli nii kallis, aga põhimõtteliselt käib voodi kõrval nagu smart seade häll. Kohe kui beebi hakkab nagu natukene kas või nii-öelda vähklema, siis häll hakkab õrnalt liikuma, siis seal hällis on mingisugused emakasiseste helide mingi imiteeriv sound, et beebit rahustada ja kui laps hakkab nutma, siis ta hakkab õrnalt teda kussutama ja veel mingit white noise mängima, ma ei tea, mis iganes, igal juhul see tundus nagu mingi oh my god. Väga hea asi, aga teises küljest see maksis 1200 €. Aga üks asi, mis oli palju soodsam, täishinnaga minu arust see Aulet. Ma ei tea, ma vaatasin nagu Auleti enda lehte, siis oli äkki mingi 200 €. Ma ootasingi Black Friday'ni ja kõik oli -30%. Ma mõtlesin, okei, ma raudselt tellin selle, ma konsulteerisin oma venna naisega, et kas tema arust oleks nagu praktiline. Ma kohe räägin teile, mis see. Tema ütles, et tema arust küll on praktiline, et seda ta isegi nagu oleks võinud ka tellida varem. Siis ma hakkasin seda tellima ja see ei shipinud Eestisse see leht ja siis ma leidsin mingeid muid Auleti edasimüüjaid Euroopas, aga kuidagi ikkagi ei ja lõpuks Amazonist ma leidsin. Ka oli Black Friday sale soodushinnaga, ehk siis ta oli, ma ütleks mingi 150 € äkki midagi siukest, et ta
ta ei ole odav, aga ikkagi ta on nagu niisugune monitor, mis käib beebi jala ümber ja ta monitoorib siis beebi pulssi, hapnikutaset, ärkamisi ja unerütme ja siis äpis on kogu sul see info. See on ka mega popp toode, see on erinevaid uuringuid läbinud ja tõesti väga soovitatakse. Ja kohe, kui su beebil on näiteks liiga madal pulss või liiga kõrge pulss, sa saad kohe endale teavituse ja samuti siis madal hapnikutase. Kui ma ei eksi, siis see loodigi nagu selleks, et hällisurmasid vähendada, sest tihtipeale lapsed keeravad ennast pahasti ja igast õudsed mõtted, mida me ei taha mõelda ega peagi mõtlema. Ja nii või naa, ma arvan, kui laps on sündinud, siis iga ema alguses mingi monitoorib, kas ta hingab ja kõike seda, aga lihtsalt kuidagi see tundus niisugune natukene nagu südamerõhu asiga, et kui veel öösel ka saad mingisuguse teavituse, kui midagi peaks olema pahasti, kui sa ise ka magad või mis iganes. Et ja, see oli niisugune väike splurge mulle endale pisikese niisuguse soki näol. Lõpuks saan teile öelda, kas ma kasutan seda ja kas see oli väärtust või pigem raha raiskamine, mis iganes. Nii armas. See on see laadimisalus vist, et siit niimoodi laetada ja siis, kui on täis laadinud, siis jälle lapsele jala ümber. Ja siin on siis need nii-öelda andurid. Ilmselt nagu jõuksis äkki, kus see pulsiandur on või mis iganes. Aga tundub hästi mõnus ja pehme. Et ilmselt, kui seda on testitud ka nii palju, siis ma eeldan, et beebisid ei häirise, kui see on jala ümber. Võib-olla ma olen hulluks läinud. That's fine. Aga see on mingi ost, mis ma tegin Black Friday. Nii, mõlemad koostööd filmitud. Neid ma töötlen siis mingi teine päev. See võtab veel omakorda topelt aega. Filmimine on kergem osa. Aga ma nüüd hakkan minema. Mul on see jagas tellitud siidist kleit. Ma mõtlen, kas ma lasen ta alla aurutiga üle. Sinna peale, kuna mul on mustad kontsaga saapad, siis ma tellisin Zalandost mingisuguse puuvillase kropitud musta kampsuni. Ja siis ongi sirged juuksed ja must käekott, mustad saapad. Et see dress code oli Christmas dinner või mingi jõuluõhtusöök, nii et ma loodan, et mu punane seelik päästab, sest ega mul midagi muud panna ei oleks praegu. Nii et ma aurutangi selle ära ja siis lähme juba vanalinna Euronixi üritusele. Ma ütlesin reaalselt mingi 4 minutit tagasi siin videos, et ma ei hakka jõuluturule minema ekstra. Ja nüüd, kui ma olen vanalinnas esimest korda, sellel talvel, isegi sügisel vist, siin on nii maagiline. Juba lihtsalt siin olek on siuke jõuluhõnguline. Ei pea isegi lund olema ega midagi. Ehk siis võtan kõik sõnad tagasi. Tahan ekstra minna jõuluturule, aga ma arvan, et äkki järgmine nädalavahetus. Sest praegu ma otsin seda Pikk 42, kus siis Euronixi üritus on ja siin on ikka päris mägine. Ma ei mäletanudki seda. Aga I'm excited, ilmselt on väga jõuluhõnguline seal kõik. Nii et let's go! Kõigile ma natukene tutvustan ennast. Olen eelmine aasta kopp. Natukene tegelen praegu veel Masterchefiga. Circa 3-4 minutit, palun. Minu tiimis on Kairi ja Liisa, kes täiesti mingi luusedaks mitte midagi. But of course it's not true. I feel the pressure now. They say Saturday coming around. Trust me, I'm waiting up for you. Coming down my chimney on Christmas Day. We'll be side by side to see. This year Santa Claus is coming home to me. Yeah, this year Santa Claus is coming home to me.